kuulsime pühakirjast vanast Hannast, naisprohvetist, kes koos Siimeniga tervitas Jeesust, kui ta oli oma vanematega tulnud templisse vastavalt seaduse nõuetele. Pühakiri ütleb, et Hanna on 84-aastane. Mida see teadmine võiks meile anda? On üks viis, kuidas sellele tema vanusele ja tema kirjeldusele läheneda, mõista läbi sümbolite seda. 7 aastat on ta olnud peale oma neitsipõlve abielus, kui 84 aastast arvata maha 7 aastat, jääb järele 77 aastat, mil ta on olnud siis suure osa sellest ajast pühendunud Jumalale ja Jumala päralt. Kui pühakirjas kohtame arve nagu 7 või 77, siis võime päris julgelt mõelda, et nendega tahetakse meile öelda rohkem, kui lihtsalt viidata konkreetsetele aastate hulgale. Arv 7 on täiuslikkuse ja lõpetatuse arv pühakirjas. Nädalas on 7 päeva, maailm loodi 6 päevaga ja 7. päeval Jumal hingas. Jeruusalemma templis asunud pühal küünlajalal menoral oli 7 haru. Kui Peetrus küsib Jeesuselt, mitu korda mul tuleb vennale andeks anda, kas 7 korrast piisab, siis Jeesus ütleb, ma ei ütle sulle 7 korda, või kas või 77 korda. Ja nii neid 7 kohtame mujalgi. Vikerkaare 7 värvi. Kiriku õpetuse 7 jumalikku voorust, 7 surmapattu seal kõrval. Ja see on saanud väga levinud selliseks ristiusu identiteeti väljendavaks arvuks. Kristlik raadio 7, televisioon TV7 ja nõnda edasi. Kui meile öeldakse, et Hanna oli 84-aastane, 7 aastat nendest oli olnud abielus, siis tahetakse meile öelda, et omajagu aega oli ta olnud abielus, ta oli oma abieluaja ära olnud. Kuid palju rohkem on ta olnud vallalisena, palju pikema aja on ta pühendunud Jumalale. Luukas justkui rõhutab, et kui keegi oli kaua aega Jeesust oodanud, temaga kohtumist igatsenud, Jumala tõotuste täitumist igatsenud, siis oli see Hanna. No, tema oli tõesti väga kaua oodanud, maksimaalselt kaua, 77 aastat. Ta oli sellele spetsiaalselt pühendunud. Meil öeldakse, et ta iga päev veetis templis palvetades ja paastudes. Kui inimene jäi leseks, tolle aja Lähis-Ida kultuuri kontekstis tähendas see seda, et ta elas ühte väga vaest ja ebakindlat elu. Leskedel ei olnud püsivat kindlustatust nagu abielu inimestel ja abielu naistel, kes võisid loota oma mehe peale, kes pidi täitma oma kohustust oma pere ees ja tagama kõikide vajaduste rahuldamise. Abielust eemal olles või siis leseks jäänud naine elas andamitest. Sisuliselt oli ta kerjus. Hanna oleks saanud küll või uuesti abielluda. Kui ta 7 aastat oli peale oma neitsipõlve olnud abielus, siis ta oli veel üsna noor, kui ta leseks jäi. Aga ta valis teise tee. Ta valis Jumalale pühendumise tee just selle jaoks, et olla vaba. Jumala teenistuse jaoks, iga päev saada templisse tulla, et pühenduda palvele ja paastule sellisel moel, mis pere kõrvalt, eriti emana, ei ole väga võimalik. Me võime küsida, kas ta ka pettus selle aja jooksul, kas ta oli vahel ka tüdinenud, kas ta sai vahest kõrini kogu sellest
templis käimisest ja mõtles teinekord, et ehk võiks minagi valida kergema tee ja elada nii nagu teised. Me ei tea seda. See oleks väga inimlik ja siin poleks midagi imestada, kui ta teinegi kord oleks säärasel moel mõelnud. Kuid vaimulik elu ei ole tarbimine, vaid pühendumine. See ei ole selline poes käimine, et muudkui võtad, mida soovid ja jätad võtmata, mis sulle ei meeldi ja kui raha ei jätku, ostad järelmaksuga. See on pigem teekond, mille pikkus ei ole sulle teada antud. Millal sa pärale jõuad, ei ole sinu otsustada. Sinu ülesanne on astuda järgmine samm ja kulgeda sellel pühendumise teel. Kui me oleme äsja tähistanud suurelt jõulupühi, siis paraku on needki pühad saanud omamoodi tarbimishulluse musternäidiseks ja tuues teravalt esile kõige selle, mis kapitalistlikus tarbimisele keskendunud elukorralduses on valesti. Sageli on paljude inimeste jaoks jõulupühad sellise ennekõike seotud ostlemisega, asjade kokkukuhjamisega ja sellise arutu käitumisega. Ka jõulujumalateenistustel osalemisest võib jääda mulje kui ühest sellisest tarbimisüritusest, millega siis õiget jõulutunnet endale ostetakse. Meie kirikus sel aastal jõuluõhtu esimesel jumalateenistusel oli oma 500 inimest. Teleülekande ja interneti vahendusel said sellest osa veel 10 000 inimest. Arvatavasti on see meie koguduse ajaloos kõige suurema osavõtjaskonnaga jumalateenistus. Kui paratamatult tekib küsimus, kui paljudele neist 10 000 inimestest on see olnud selle aasta ainus jumalateenistus, millest nad on osa saanud. Ja kui paljudele jääb see järgneva aasta vältel ka viimaseks. Küll me saame palvetada ja loota, et vähemalt mõne jaoks võis sellest teenistusest alata üks pühendumise ja Jumalale lähenemise teekond. Vaga Simeon kuulutab Maarjale: vaata, see laps on seatud languseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse, ja sinu endagi hinge läbistab mõõk. Selle sõnumiga väljendatakse jõulusündmuse väga sügavat tähendust. See ei ole pealiskaudne ja vormiline, tore, emotsionaalne hetk, vaid see puudutab inimeseks olemist väga sügaval tasandil. Süda, hing läbistatakse. Jeesuse ja temaga seotud inimeste elu ei olnud harras inglite laulust kantud, küünlavalguse ja piparkoogi lõhnaga kaunistatud mugav äraolemine. Jeesuse elu ei olnud kerge. See oli täis kannatusi ja valu. Kohe peale jõulusündmust järgnes genotsiid, Herodes Suure poolt korraldatud massimõrv Petlemma laste seas. Peagi sai pühast perekonnast põgenike perekond, kes läks Egiptusesse, põgenike laagrisse omal moel ja siis, kui võimalus tuli, suundus tagasi kodumaale. Jeesus kasvas kitsastes oludes, väga lihttöölise, siis lihtsas peres. Ta elu lõpp oli seotud traagilise mittemõistmise, kannatuste ja surma, vägivaldse surmaga. Ei seda teekonda ega ka teekonda koos Kristusega
ei saa käia teisiti kui pühendumise teekonnana. See tähendab ka valikute tegemist, millest loobuda, mida ma oma eluteel tahan veel kohata, millele ma oma aega pühendan, millised on minu elu valikud. Püha naisprohvet Hanna kirjeldusest tuleb veel esile 2 väga kõnekat sümbolist. Kui Luukas temast räägib, siis ütleb, et ta on Penueli tütar Aaseri suguharust. Penuel tähendab tõlkes Jumala pale. Ehk et Hanna käib oma pühendumise teed, kui tal ei ole veel Jumala tõotused käes, kui ta veel ootab, igatseb. Ta on üks nendest, kes teadis Messia tulekust, Kristuse tuleku tõotustest, aga ta ei olnud seda veel näinud kõigi nende aastakümnete vältel. Aga sellest hoolimata ta käis oma elu Jumala palge ees. See, kui ka meie eluteel kõik meie unistused, igatsused ja soovid ei täitu säärasel moel, kui meie ette kujutaksime, kui meie palved ei saa vastuseid, kui me toetume mingitele tõotustele, mida meil täna käes ei ole, aga mida me ootame või tulevikult loodame, siis ometi me käime Jumala palgis. Igat oma järgmist sammu me ei astu mitte koos, mitte ilma Jumalata, vaid koos Jumalaga. See, kui Jumal ei ole alati meile nii tuntavalt, emotsionaalselt lähedal, ma ütlen siin nüüd ja praegu ja ma võin rõõmustada, sellest ei tähenda, et ta on kaugel. Me oleme oma elus iga päev Jumala palge ees. Kui me seda märkame, oleme rohkem innustatud ja julgustatud oma pühendumise teed jätkama. Ja teine, see Aaseri suguharu. Sõna Aaser või nimi Aaser tähendab tõlkes õnnelik. Ehk et Hanna oli õnnelik inimene, kes kõndis oma elu Jumala palge ees. See elu oli pühendumise elu. Uue aasta lävel seistes võiksime ka meie iseendi käest küsida, mis on need asjad, millele me oma elus pühendume, millele me aega kulutame, kui palju me kasutame oma aega kaasinimeste jaoks, kui palju me võtame aega pere jaoks, iseenda jaoks, Jumala jaoks ja kui palju sellest ajast koos Jumalaga ehitab meid vaimselt ja hingeliselt. Lõpuks läbi nende küsimuste ja neile küsimustele vastamise ja vastutustundlike valikute me saame teha oma elus pühendumise tarbimise elu asemel. Meie vaimulik elu võiks olla teekond Jumala suunas, täiuslikuma osaduse suunas Kristusega. Siis me oleme Hannat eeskujuks võttes need, kes iga päev astuvad oma samme Jumala palge ees ja teevad seda õnnelikena. Aamen.